Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Täna kohtame Jeesust oma jüngritega keset mässavat ja ohtlikku paganlikku maailma. Philippuse Kaisareas. Siin kummardatakse Kreeka jumalat Paani ja just siin asub veega täidetud koobas, mida peeti toona põrguväravaks. Keset seda paganlusele omast hirmude maailma küsib Jeesus oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat. Aga kuulakem sellest sündmusest otsa algallikast. Mattuse evangeelium 16. peatükk 13. kuni 20. salmini. Kui siis Jeesus tuli Philippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimese poja olevat. Aga nemad kostsid, mõned ütlevad Rist Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremiia või ühe prohveteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa igales lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis ta keelas jüngrid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesus oli oma rännakuil jõudnud Philippuse Kaisareasse. Nagu juba öeldud, kohalikud kummardasid siin Paani ja uskusid, et see kreeklaste jumal on kuidagi ühenduses ka koopaga, mida peeti põrguväravaks. Just siin Iisraeli põhjapoolsemas tipus, kaugel Jeruusalemma templist ja selle usulisest eliidist, esitab Jeesus oma jüngritele küsimuse, mis on aktuaalne tänini. Kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat? Miks ta seda just seal küsis? See ei olnud juhuslik jalutuskäik, see oli teoloogiline ja vaimsete tähendustest lausa tiine maastik. Jeesus küsib meil täna sama asja. Kes ma sinu jaoks olen keset mässavat ja hirmutavat maailma, kus valitsevad paganlikud hiied ja põrgusügavused? Esimesele Jeesuse küsimusele on jüngritel üsna lihtne vastata. Nad peavad vaid ütlema, mida teised arvavad. Ja vastus on, mõned ütlevad Rist Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremiia või ühe prohvetist. Inimesed vaatavad üldiselt minevikku ja seda teeme ka meie. Me püüame Jeesust näha meile tuttavates ja turvalistes raamides. Näiteks Jeremiia, keda jüngrid nimetavad, oli prohvet, kellega Jeesus paljuski sarnanes. Mõlemad elasid vallalisena, mõlemad kannatasid tagakiusamist, mõlemad kritiseerisid templis toimuvat korruptsiooni ja ebaõiglust. Prohvetiks olemine oli rahva jaoks väga suure lootuse märk, sest nad olid poliitikutes ja kirjatundjates pettunud. Rahvas igatses kedagi, kes räägiks Jumala tõde. Kuid Jeesuse pidamine lihtsalt heaks õpetajaks, sotsiaaltöötajaks või üheks prohvetite seast on küll hea algus, kuid mitte piisav lõppjäreldus. See oli ja on tänini mugav positsioon, mis ei nõua meilt isiklikku pühendumist.
sest see võimaldab meil jääda ikkagi lihtsalt pealtvaatajaks. Korraga Jeesus katkestab selle sumina küsimusega, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Järgneb vaikus. Sest jüngrite ees on päris suur aga. See ei ole enam arvamuste jagamine. Küsimus ei ole enam selles, mida kirjutavad teoloogid või arvab ühiskond. Jeesuse küsimus puudutab nüüd meid isiklikult. Ja kui sa midagi ütled, siis pead selle järgi ka elama. Selle vaikuse katkestab Siimon, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Ja Jeesus annab antud vastusele erakordse hinnangu. Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Miks nimetab Jeesus teda just Joona pojaks? Araamia keeles kõlab see Simon bar Joona. See väljend kirjeldab rohkemat kui Siimona bioloogilist põlvnemist. See vihjab Siimona sarnasusel Vana Testamendi prohvet Joonaga. Joona oli prohvet, kes sai Jumalalt ülesande, kuid esimese hooga põgenes hoopis vastupidises suunas. Alles pärast sügavat meeleparandust täitis ta siiski oma missiooni. Siimona jaoks seisis sügava meeleparandus alles ees. Ta tegi vigu, ta salgas oma õpete maha, ta arvestas vahel inimestega rohkem kui Jumalaga, kuid temas oli siiski midagi unikaalset. See oli siiras süda. Süda, mis kuulus Jeesusele. Selle tõttu sai taevane isa talle ka seda tõde ilmutada, mida mõistusega ei saa välja öelda, vaid seda peab kuidagi vahetult taevast saama. Sellise usutunnistuse peale annab Jeesus Siimonale uue nime. Sina oled Peetrus, sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Kreekakeelses algtekstis märkame me siin sõnade mängu. Sina oled Peetrus, see on väike kivi ja sellele Peetrale, tohutult suurele, kõikumatule kaljule ehitan ma oma koguduse. Kui Siimon on vaid kivike, kes või mis on siis kalju? Siimoni usk Jeesusesse on selleks ankruks, mis seob teda Jeesuse kui igavese kaljuga. Kogudus on rajatud just sellisele usule ja selle usutunnistusele. Ja nii ei suuda sellist kogudust isegi põrguväravad, surm ega pimeduse võim võita. Edasi räägib Jeesus taevariigi võtmetest ja Siimonile antavast meelevallast siduda ja lahti päästa. See mõttekäik pärineb prohvet Jesaja raamatust, kus Eliakimile anti Taaveti koja võtmed, meelevald otsustada, kes pääseb kuninga paleesse, kes mitte. Jeesus annab selle meelevalla nüüd Peetrusele ja kogudusele, kanda edasi evangeeliumi tõde, avada inimestele läbi andestuse ja armastuse uksed taevariiki. Kui see meelevald ei ole ikkagi, see ei ole privileeg. Jesaja raamat hoiatab, et see, kes kannab liiga suurt koormat ja peab esindama liiga paljude huvisi, võib selle koorma all ka murduda. See on vastutus, mis paneb värisema. See nõuab täieliku Jumala armule, mitte oma inimlikule tarkusele ja jõule toetumist. Samas lõpeb tänase evangeeliumi tekst ootamatu hoiatusega, siis ta keelas jüngrid, et nad kellelegi ütleks, et tema on Messias. Milleks selline hoiatus vaikida? Peetrus ja teised jüngrid, kuigi nad teadsid nüüd küll õiget vastust, ei mõistnud tegelikult, mida see tähendab. Nende ettekujutus Messiast oli eelkõige poliitiline,
Messias tähendas nende jaoks üksnes puhast võitu, mitte kannatusi ja risti. Ometi kõndis Jeesus just ennast ohverdava kannatuse ja risti teed. Seda kõike ongi inimlikult raske mõista. Ja sellepärast mõni hetk pärast oma suurt usutunnistust astub Peetrus Jeesusele vastu. Jeesus ütleb talle vägagi rängad sõnad. Tagane minust, saatan, sa oled mulle komistuskiviks. Peetrus, kes mõni hetk tagasi oli saanud uue nime, Kalju, muutus oma vaimulikus piiratuses komistuskiviks, skandalon. Nii nimetati toona ka kive, mis pidid vallandama püüniseid. Olgu see meilegi hoiatuseks, Peetruse kiusatus on meie kõigi kiusatus. Me võime tunda õigeid dogmaatilisi vastuseid, kuid kui me eelistame üksnes mugavalt võidutsevat usku, võime muutuda oma kaasaegsetele komistuskivideks. Soov olla aktsepteeritud muutub siin lõksuks. Sõbrad, Jeesus ei kutsu meid täna teoloogia eksamile, ta küsib meilt lihtsalt, kes mina olen sinu jaoks. Ja sellele küsimusele ei saa keegi teine peale sinu vastata. Seda ei saa teha sinu vanemad, sinu kogudus ega sinu sõbrad. See vastus peab olema su südames. Selle vastuse anname me tegelikult oma eluga, argipäeva tormides ja väljakutsetes. Kui sa ütled Jeesusele, sina oled minu päästja, minu kalju ja hea karjane, siis hakkab ta sinu elu ümber korraldama. Ta muudab nõdra Siimona usu läbi tugevaks Peetruseks, kaljuks, mis seisab kindlalt keset ajatorme. Ära karda, sinagi võid olla kivike, kes usu läbi on seotud igaviku kaljuga. Palvetagem, issand, sa näed meie nõtrust, kuid oma nõtrusest hoolimata paneme me oma lootuse sinule. Sina oled meie elu õnnistuste kalju. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.